Mõnikord me igatseme oma ellu muutust. Teeme siis remonti või võtame mõne uuenduse enese juures ette. Miks mitte võiks selleks olla aura transformatsioon. Aga enne kui me selle teemaga põhjalikumalt tutvust teeme, tuletan veel kord meelde, et me ei suru mitte ühtegi teemat kellelegi peale ega me ei ütle, et üks on õigem kui teine. Valik jääb alati teie otsustada ja teie teate, mis on teile kõige parem. Meie lihtsalt tutvustame teile erinevaid variante, et teil oleks elu lihtsam ja värvilisem. Aga nüüd siis räägime aura transformatsioonist, saame teada, mis see on, kellele on see mõeldud ja miks üldse üks inimene otsustab niisuguse muutuse enese juures läbi teha. Minu jaoks see siis tähendas too hetk, et kui ma selle ära teen, siis see selgus, see teadmine, mida ma tahan, see nii-öelda iseenda kokkusaamine üheks terveks minaks. See oli see, mida ma nagu taga ajasin ja see, mis mind nagu kõnetas, et sellepärast ma otsustasin sellega ära teha. Sellest on nagu natuke rohkem kui 6 aega möödas. Aga siiamaale need sündmused, need selgused ja asjad, mis peale seda transformatsiooni on hakanud toimuma, on väga positiivsed. Aura transformatsioon on püsiv teadvuse avardumine ja kui inimene tuleb sellele protsessile, siis 2 tunni jooksul kaasajastame me tema energiat siis nende uute energiatega, mis praegu siis maailmas võimust võtavad, et alates siis indigoenergiatest, kristallenergiatest ja kuldenergiatest. Et siis see kõik oleneb nüüd vastavalt sellele, mis protsessis ja kui kaugel inimene oma arengu tasemel siis on, et millest me alustame. Kui väga paljud teised teraapiad võib-olla alustavadki peast või ülakehast, siis siin me alustame jalgadest, kuna aura transformaator töötab tasakaalu energiaga, mitte valguse energiaga, et see ongi väga suur vahe. Et läbi jalgade me maandame selle kliendiga ära, hoiame nii-öelda ta juuripidi maas, sellel ajal, kui me siis toimetame energiate nii-öelda siis ülekäimise ja kaasajastamisega. Ja esimene osa ongi, me käime siis kõik läbi vanad energiakeskused, lahustuvad siis vastavalt selle protsessi nii-öelda siis käigule ja seejärel kogume kokku selle inimese vaimenergia, mingi osa sellest siis liigub juba inimese kehasse ja mingi osa siis jääb ootele peale transformatsiooni kehasse sisenemiseks. Ja peale seda tuleb siis peale uus kaitsekeha, mis on nüüd hästi suur vahe vana energiaga, kus siis eeterkeha oli väga-väga õhukene, siis nüüd see kaitsekeha on võib-olla 3, 4, 5 korda suurem, kaitseb inimest ja toetab selles uues maailmas. Ja lisaks siis ühinevad mees- ja naisenergiad ja käime läbi ja tasakaalustame ka 4 elementi. Ja kogu see protsess võtab siis 2 tundi aega ja peale seda tõuseb inimene püsti ja ongi nii-öelda uues energias ja saab alustada uut peatükki. Et väga-väga palju muutuseid tuleb sellest protsessist lähtuvalt. Esimene mõte oligi selline, et vau, et ma olengi nagu transformeeritud. Kas ma nüüd näen kuidagi inimesi teistmoodi või kas nad on kuidagi nüüd läbipaistvad või selgemad või. Et esimene hetk see ei ole. Minule vähemalt ei olnud, aga peaks ütlema, et mõne aja pärast sa hakkad tajuma asju teistmoodi. Sa hakkad nägema inimese teistmoodi ehk et see taju lähebki teravamaks. Sa saad aru, kes on kinni kuskil vanas asjas võib-olla näiteks. Tajud ka enda kohta teravamini, et kus on mingi vana muster võib-olla kordub ja need taipamised tulevad kiiremini kui enne. Peale seda hakkab inimese keha ise seda protsessi edasi tegema. Et see vaimenergia hakkab sisenema keha sisse järjest samm-sammult iga päevaga, iga sekundiga ja vastavalt siis sellele, mida inimene teeb, kus ta teeb ja kuidas ta teeb ja kellega ta teeb, siis kiirus, kui kiiresti see siis nii-öelda kehasse liigub, ongi kõigest sellest sõltuv. Ja kui ta saab selle siis järjest rohkem ka ühenduse oma intuitsiooniga, siis hakkab ta nii-öelda võtma oma elus rohkem otseteid selle asemel, et siis võsas rapsida ja peaga vastu seina joosta.
et see on väga-väga suur vahe, lisaks siis väga paljudel inimestel tuleb ka hästi tugev enesekehtestus sellest lähtuvalt, kuna ta saab aru, mis tema jaoks toimib, mis tema jaoks ei toimi, mida ta peab tegema teistmoodi, et enda eest hoolitseda või siis ka oma eluülesannet täita. Et see selline selgus, tajud, need tulevad niimoodi vaikselt, kõiki asju ei oska võib-olla veel kohe märgata, siis saadetakse sulle uuesti mingid asjad, et sa saaksid aru. Et jah, ma olen muutnud nii palju siis seda, et ma olen läinud ka veehirmu kursusele, et mul on ka veega omad teemad. Et see on nagu üks teema, millest ma aru sain, et tuleb minna, tuleb teha, et need taipamisi vaikselt on, aga selles mõttes ei maksa ka kohe tormama hakata, et rahulikult ennem, kui ei ole selget teadmist. Ka väsimust oli hästi palju ennem. Et ikka pidev väsimus kogu aeg, jõuad töölt koju, oled juba läbi väsinud, et siis praegu on seda jäänud tunduvalt vähemaks. Et minu uned on muutunud nii-öelda sügavamaks ja paremaks ja ma isegi magan vähem, aga ma olen värskem ja vähem väsinu. Kui mina oma vanaema ära transformeerisin, kes tänaseks päevaks on 90-aastane, siis tema esimene probleem oli see, et tema ei muretsenud enam ja ta ei teadnud, kuidas olla vanaema enam, sest vanaemad ikkagi muretsevad. Ja teine asi ongi, et kuna me hakkame tegema rohkem seda, milleks me oleme siia tulnud, mis on meie elu ülesanne, siis kui me teeme seda, siis me ei tee ju midagi nagu vastupanu või vastu energias, me teeme seda voolavas, me naudime seda, aeg läheb kiiresti, me oleme õigete inimestega õiges kohas ja me saame ka väärilist palka, sest meil on siis ka eneseväärtus paigas. Ja need asjad voolavad, meie elemendid toimivad kõik koostöös ja see on tõeline nauding ja see loomulikult mõjutab ka näonahka, sest näonahk öeldakse ju on tegelikult näitaja, mis toimub meie sees. Et kui näonahk on väga paigast ära, siis peaks kohe väga kõvasti vaatama, mida ma söön, kuidas ma magan ja nii edasi. Mul on tulnud menüüsse mesi ja see on tulnud nagu sellistes kogustus, et ma võiks vist tõesti teise nimena endale panna juurde mesikäpp. Et see on praegu tõesti hommiku, õhtu, lõuna mesi. No 9,5 aasta jooksul, kui ma olen ise olnud transformeeritud ja siis 9 aastat olen ma transformaator olnud, selle aja jooksul ei ole minu juurde tulnud põhimõtteliselt mitte ühtegi inimest, kes oleks nii-öelda öelnud, et vau, et ma olen kole või mulle ei meeldi see, kes ma olen. Ja kui nad on seda öelnud, siis ma olen nagu tagasi peegeldanud, siis on see pigem olnud inimese enda seesmine kriitik, kes ei ole vaadanud neid asju ikkagi õige nurga pealt. Et kui mina nagu vaatan, siis vaatan, et vau, et vaata, kui palju sa oled saavutanud ja vaata, mis sa oled teinud ja nii edasi, siis inimese enda kriitik on niivõrd tugev ja suur, et ta lihtsalt vaatab seda nagu natuke vale nurga alt. Juunikuuses, kui keegi oleks mulle rääkinud midagi aura transformatsioonist, siis ma oleks küll mõelnud, et selle inimesel on võib-olla midagi viga. Et mis see on, mina küll ei tea, mis asi see on, miks ta seda teeb, ei tea. Siis kui ma nagu kuulsin sellest nagu rohkem ja üksikasjalisemalt, mis asi see on, lahti seletatuna, milleks see on, siis see taipamine, mis minus tekkis, et see asi on mulle, siis minul ei olnud rohkem enam mingeid hirmusid ega küsimusi, mul oli selge teadmine, et see on see. Kui mina vaatan tagasi oma tervise asjade peale, siis peale transformatsiooni hakkas minu vaimenergia käima läbi vanu terviseprobleeme ja need võisid tulla ülesse ja aktiveerida. Ja siis oli vaja lihtsalt siis taimsete ja ütleme looduslike vahenditega need asjad nagu täielikult lahustada ja ka selle probleemi nii-öelda tuum üles leida, kus see emotsionaalselt peidus oli. Ja kui see sai tehtud, siis põhimõtteliselt neid nähtusid ei olegi enam tulnud.